Sa ei usu, mida sõda Iraaniga just paljastas. Konflikt ei seisne ainult rakettides, naftas ja territooriumis. Sellel kolmapäeval, 29. aprillil 2026 ilmneb jõuliselt hoopis suurem pööre. Sõda Iraani režiimi vastu näitab uue võimuvormi sündi, kus usk, tehnoloogia ja kosmos astuvad koos lahinguväljale. Me näeme oma silme ees, kuidas ajalooline Iraani islami revolutsiooniline kaardivägi seisab silmitsi uue võimuvormiga. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida on nähtud usaldusväärsuse standardis. Milson Alves. Operatsioon Epic Fury, mida viisid läbi Ameerika Ühendriigid Trumpi juhtimisel, asetas Teherani surve alla, mis ületab sõjalise tasandi. Iraani režiim ei seisa silmitsi ainult lennukite, laevade ja sanktsioonidega. See seisab silmitsi masinaga, mis ühendab tehisintellekti, satelliidid, satelliitinternetti, laserrelvad, piirkondlikud liidud ja uue julgeolekuarhitektuuri Lähis-Idas. Kuid kogu selle struktuuri sees ilmusid mõned paljastused. Esimene paljastus on religiooni kaal ülemaailmses poliitikas. Iraan on šiia-teokraatia, mida kaitseb revolutsiooniline kaardivägi ja toetavad Hezbollah, Hutsid ja Hamas. See telg kasutab religiooni, relvarühmitusi ja riigivõimu, et säilitada piirkondlikku mõjuvõimu. Kuid teisel pool tekkis vastus, mis põhineb identiteedil, julgeolekul ja tsivilisatsioonil. Kui Iisrael, Ameerika Ühendriigid ja Araabia riigid lähenesid üksteisele, muutsid Abrahami lepped Lähis-Ida loogikat. Need tõid Iisraeli lähemale Araabia riikidele nagu Araabia Ühendemiraadid, Bahrein, Maroko ja Sudaan. See polnud ainult diplomaatia, see oli strateegiline muutus. Avalikustamine, mis varem tundus võimatu, avas tee koostööks kaitse, luure, tehnoloogia ja kaubanduse vallas. Sõja keskel näib see lähenemine Teherani jaoks kaotusena. Iraani režiim on aastaid püüdnud Iisraeli isoleerida ja Ameerika mõjupiirkonnast välja tõrjuda. Kuid panustades ähvardustele ja relvastatud rühmitustele, sundis ta lõpuks endised rivaalid samale poole. Iisrael liideti Ameerika Ühendriikide keskväe juhatusega, mis lihtsustas reaalajas sõjalist koordineerimist ameeriklaste ja Pärsia lahe Araabia liitlastega. Lepingud ei avanud ainult saatkondi, vaid avasid ka luurekanaleid, kaitsevõrgustikke, koostööd droonide ja õhukaitse vallas. Teine paljastus on tehnoloogiline. Sõda Iraaniga näitab, et tehisintellekt on lõplikult jõudnud sõjandusse. Sellised süsteemid nagu Palantiri Maven töötlevad satelliidipilte, jälgimisandmeid, salastatud teavet ja väljasignaale, et aidata sihtmärkide tuvastamisel. See, mis varem nõudis palju analüütikuid ja pikki aruandeid, saab nüüd sekunditega korraldatud. See muudab sõjatempot. Iraan on alati panustanud hajutamisele, salajasusele, tunnelitele, varjatud baasidele ja laiali paiknevatele liitlastele. Aga tehisintellekt vähendab seda eelist. See leiab mustreid, võrdleb andmeid ja muudab info tegudeks. Iraani vastane ei jälgi mitte ainult, vaid arvutab ja teeb otsuseid palju kiiremini. Kaasaegne sõda ei oota, kes reageerimisega viivitab, kaotab positsiooni. Iraan räägib endiselt nii, nagu oleks ta vanas sõjas, mis põhineb ähvardusel, propagandal ja sümboolsel vastupanul. Ameerika Ühendriigid tegutsevad teisel tasandil. Andmed, satelliidid, tehisintellekt ja kohene koordineerimine. Teherani suletud struktuuri ja Ameerika tehnoloogiamasina vaheline kaugus tuli ilmsiks. Kolmas ilmutus tuleb satelliitinternetist. Starlink ilmub selle uue sõjatüübi olulise osana. Kui Iraani režiim püüab infot kontrollida, interneti katkestada, võrgustikke blokeerida ja elanikkonda jälgida, avavad satelliitühendused raskesti suletavaid lünki. Teheran võib proovida segamist, jälitamist ja mahasurumist. Sellegi poolest ei sõltu side enam ainult kaablitest, mastidest ja sisemistest lubadest. See tabab Iraani kontrolli südant. Suletud režiim peab kontrollima, mida inimesed näevad ja jagavad. Kui info pääseb taeva kaudu välja, kaotab see kontroll oma jõu. Riiklik tsensuur lakkab olemast kindel müür ja muutub pragudega seinaks, mille kaudu liiguvad pildid ja lood väljaspool ametlikku filtrit.
Starlink koos sõjaliste süsteemidega nagu Starshield näitab, et kosmosest on saanud otsene osa sõjast. Side, navigatsioon, jälgimine ja koordineerimine käivad madala orbiidi kaudu. Lahinguväli ei lõpe maa peal, merel ega õhus, see tõuseb kosmosesse. Kes valdab seda kihti, näeb paremini, suhtleb paremini ja koordineerib paremini. See on astropoliitika jõud päris maailmas. 4. ilmutus on suunatud energiaga relvade kasutamine. Laserisüsteemid nagu Helios, mis on seotud Ameerika mereväega, ja Iron Beam Iisraelist on sügava muutuse sümboliks kaitses. Pikka aega oli loogika tulistada kallis rakett, et alla lasta odav droon või rakett. See soosis Iraaniga seotud rühmitusi, kes toetusid saturatsioonirünnakutele. Nüüd hakkab see olukord muutuma. Laserrelvadega võib laskmise hind oluliselt langeda, samal ajal kui varem sundis odav droon andma väga kalli vastuse. Suunatud energia lubab ohte kiiremini ja väiksema kuluga alla lasta. Kui droonid, raketid ja parved ei ole enam majanduslik eelis, kaotab Teherani ja tema liitlaste surve osa oma mõjust Iraani jaoks. See on selge hoiatus. Režiim on aastaid investeerinud rakettidesse, droonidesse ja liitlastesse, kes suudavad korraldada pidevaid rünnakuid Iisraeli ja Ameerika huvide vastu. Aga kui kaitse areneb sensorite, laserite ja tehisintellekti suunas, kaotab vana valem oma jõu. See, mis tundus tohutu ohuna, võib muutuda kõrgtehnoloogia katse eesmärgiks. 5. ilmutus ilmub Streitfunkis. Aastakümneid kasutas Iraan seda läbipääsu psühholoogilise relvana. Iga kord, kui Iraanile survet avaldati, ähvardas ta sulgeda või häirida seda marsruuti, mis on oluline osa maailma energiakaubandusest. Nüüd aga on see väin oluline ka digimajanduse jaoks, sest seal asuvad veealused kaablid, mis kannavad andmeid ja internetiliiklust strateegiliste piirkondade vahel. See muudab Iraani ähvarduse Iraani enda jaoks riskantsemaks. Igasugune suurem ebastabiilsus Hormuzi väinas mõjutab laevu, kindlustust, energiat, panku, kaubandust ja sidet. Režiim püüab kasutada geograafiat šantaaži vahendina, kuid see šantaaž õigustab suuremat Ameerika kohalolekut. Mida rohkem Teheran ähvardab väina, seda rohkem annab see Trumpile põhjuse sõjalist ja majanduslikku survet suurendada. Revolutsionik kardivägi püüab vastata laevade kinnipidamise, mereväe demonstratsioonide ja survega. Aga Ameerika Ühendriikide sõnum on teine. Iraanil ei lubata muuta lahte püsiva šantaaži tsooniks. Ühelt poolt kasutab režiim hirmu ja ebastabiilsust, teiselt poolt kasutab Trump blokaadi, järelevalvet, mereväge ja rahvusvahelist koostööd, et piirata Teherani tegutsemisvabadust. Trump ei käsitle Iraani ainult diplomaatilise probleemina, vaid kui struktuurset ohtu. Peale tungi esitletakse vastusena aastakümnete pikkusele agressioonile, relvastatud rühmituste toetamisele, ähvardustele Iisraeli vastu, survele ülemaailmsetele marsruutidele ja edasiliikumisele tundlikes valdkondades. Washington tahab näidata, et oht on liiga kaua kasvanud ja nüüd ei ole vastus enam sümboolne. Selle strateegia tugev külg on see, et see ei sõltu ainult ühest rindest. Kui Iraan püüab merel vastu seista, avaldatakse talle mereväe survet. Kui ta püüab baase varjata, seisata silmitsi tehisintellekti ja satelliitidega. Kui ta püüab infot kontrollida, seisata silmitsi satelliitinternetiga. Kui ta püüab kasutada odavaid droone, leiab ta eest laserkaitse. Kui ta püüab Iisraeli isoleerida, leiab ta eest Abrahami lepped ja lähenemise Araabia riikidega. Sõda paljastas kihilise piiramisrõnga. Lõpuks on see, mida see sõda paljastas, lihtne. Iraan ei seisa enam silmitsi ainult Ameerika Ühendriikidega. Sõjalisel tasandil seisab ta silmitsi uue võimuga, mille on organiseerinud Trump. Tehnoloogia, usk, kosmos, luure ja piirkondlikud liidud. Režiim püüdis näidata jõudu, kuid paljastas nõrkused. Ja mida rohkem sõda edeneb, seda selgemaks saab, et 21. sajandi võidab see, kes näeb esimesena, otsustab kiiremini ja piirab vastast igast küljest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla kogukonnaga veelgi paremini seotud. Milson Alves.